Üks šokolaaditahvel peaks olema asi, mida võib rahuliku südamega süüa ja loomulikult külalistele pakkuda. Ühe maiustaja jaoks muutus aga Kalevi šokolaadi avamine ehmatavaks üllatuseks. Pähklitega šokolaadist leidis ta elusad valged vastsed. Kuna šokolaadid olid värsked ja pika säilivusajaga, pöördus ta selgituse saamiseks tootja poole, kust sai vastuse, et teatud võõrkehad võivadki tootes olla, aga kas ka elusad ussikesed? Ei, kindlasti ei ole tootes ükskõik milline võõrkeha normaalne. Et mis on normaalne võib-olla, mida selle all mõeldi, on siis see, et pähklites esinevad taolised ussikesed või kahjurid. Aga see ei ole normaalne, et see jõudub tootesse. Et sellega peab kindlasti ettevõte tegelema või siis meiega omalt poolt siis järelevalvetegevusi tegema. Et normaalne ei ole ükski võõrkeha või soovitav ei ole ükski võõrkeha toidus. No mis nüüd edasi saab, et teie ikkagi ootate siis tootja poolset nagu selgitust, et või mis saab täna siis tarbijale lubada? Et me kindlasti järelevalvetoimingut teeme, vihje lõpuni kontrollime, ettevõttega suhtleme ja sõltuvalt nüüd ettevõtte vastusest, ettevõtte tegevusest me ka omapoolsed tegevused siis paika paneme. See tähendab siis mida? Sõltuvalt ettevõtte vastusest, et mida ettevõte juba täna teinud on, kuna selles ettevõttes ehk siis Orklas iga-aastased kontrollid on niikuinii, tegemist on suure toidutootjaga ja saamegi sealt jahtuvalt vaadata, et mida me edaspidi teeme, et kuna me oleme siiani ju ka iga-aastasel käinud, suuri selliseid probleeme, mida oleks vaja koheselt lahendada, ei ole tuvastatud. Et siis me jätkame riskipõhise järelevalvega ja nii-öelda võtame siis selle vastuse, mida Orkla meile annab ja johtume sealt. Paraku Orklaga, kes muuhulgas omab ka Kalevi kaubamärki, me täna rääkida ei saanud. Kalevi tehase kvaliteedi ja tehnoloogia juht Karolin Nikkel teatas oma e-kirjas, et oleme selle kahetsusväärse juhtumiga kursis ja kliendiga varasemalt suhelnud. Palume tarbijalt selle ebameeldivuse pärast veel kord siiralt vabandust. Videos nähtav on paraku omane loodusele, sest liblikad ehk leedikud, kelle järglased on ussid, armastavad väga pähkleid, aga ka näiteks rosinaid ja jahu. Tootjana peame naturaalset toorainet oluliseks, seda hindavad ka meie kliendid ja seetõttu püüame tootmisel kõike kunstlikku võimalusel vältida. Meie tehastes on tugev kvaliteedikontroll, mistõttu võime öelda, et reeglina satuvad liblikad šokolaadiga kokku alles kas mõnes vahelaos, toidupoes või inimeste kodudes ja selle üle meil paraku kontroll puudub. Kahjuks nii palju jälle aega nad ei leidnud, et tulla TV3 kaamera ette. Aga tõsi, moraal on ju see, et ega looduse vastu inimene ei saa, olgu selleks siis ussikesed, liblikad või vastsed.